Donkey Kong. Ja kohe. Vaatame, see on Laine. Janas. Laine. Tere! Tere tulemast kuulama taas kord podcasti Mõjuaine. 6. osa. Jaa, mida Elli? Aeg on mega kiiresti läinud ju. Nagu kuidas see juba 6. osa on? Kuidas me nii palju oleme ära teinud vahepeal? Mõtle, kui palju me rääkinud oleme. Karm. Väga. Karm. Väga. Karm. Õnneks meile meeldib rääkida, nii et hakkab... Eriti toidust. Eriti toidust. Mis sa siis sõid eelmine nädal? Või no see nädal. Praegu on reede, siis me lindistame reedel. Mis ma sõin? Suht siuke, ma ei tea, säästu nädal võib öelda või? Kuidagi juhtus nii, et ma mõtlesin, et tahaks mingeid tervislikke asju süüa ja üks asi, vaata, me oleme rääkinud nendest makaronidest. Pasta. Me võiks panna juba vaikselt makaroni podcast nimeks sellele. Ja just. Et ostsin neid makarone jälle, muidugi täishinnaga, üle 3 euri. Tansaani neid glutaka vabasid. Ja just. Ja üks asi, mis ma avastasin, on see, et neid on parem tarbida siis, kui sa või nagu sööd need kohe ära. Sellepärast, et ma tegin nagu salatid endale tööle kaasa. Lähevad pehmeks? Ei, kõvaks. Kõvaks? Ja väga ebameeldiv on süüa neid nii, et pigem siis kuskil pastas või asjas nagu kohe ära kasutada. Nii, et seda viga ma enam ei tee, ma ei teagi, mida ma siis tatart. Mul on tavaliselt nende gluteenivabadega see, et nad lähevad nagu pudruks ära sinna sisse. No vaata, sul ongi ju ainult maisijahust. Mul on see riisikas. Riis ju ka tegelikult, kui ta jääb seisma, siis ta ju justkui muutub kõvemaks. Aga noh, okei. Mis ma veel tegin? Ma tegelikult mõtlesin, ma lubasin, et ma toon sulle seda terviseshotti ka, onju. Aga see jäi ära. See läks natuke tuksi, sest ma tegelesin oma küüntega. Ja siis see jäi sinna tõmbama, nii-öelda. Podisema ja ta auras ära. Auras ära? Nagu kõik auras ära? No põhimõtteliselt ma panin vett juurde, siis ma mõtlesin, et äkki ma saan nagu päästa, aga siis see maitses nagu mingi megarõve lurni, et ma ei ole seda isegi tahtnud võtta, nii et ma ilmselt kallan selle potskast ära ja teen järgmiseks korraks katse 2. Ja ma üritasin, mul on tegelikult see tahtmine teha need kookosasjad sulle ära, need gluteenivabad, aga meil on alati niimoodi, et mul on hommikul midagi või siis me tuleme nii vara, et ma ei jõua neid valmis küpsetada. Okei. No, seega võib olla järgmine kord juppab. Ja Dubai šokolaadi keegi pole ikka saatnud. Ei tea, jah. Very chocolate. Tehke ise keegi kodus saatke. Ja me võtame kõik vastu, sest me ei ole nõudlikud. Võib-olla. Saatke aga. No ma räägin selle ära. Nosin ikkagist ju. Me ikka tahame kogu aeg endast nii väga kiiresti rääkima hakata, aga nosin on endiselt meil siin laua peal. Ja Mõjuaine -20% kodulehel, esimesed 50, nii et ma telliks. Ütlen ausalt, siin on tühjad pakid, sest need oli nii hea. Ei, kõik ei ole. Osad on tühjad, näiteks mais ja ananas ja midagi oli veel tühi. Nii et see juba on indikaator, et asi on nois. Ja, nosin.eu. Ma ütlesin jälle või? See ei olnud kodulehte, see lihtsalt ütlesin nosin vist. Okay. Aga võib-olla ütlesid, ma ei tea. Minu keskendumine on vahepeal. Kelli keskendu. Seda ma olen läbi aastate väga palju kuulnud. Just. Ma tulin otse koolist põhimõtteliselt, mul on aju juba nii süsi, et võib-olla olen täna natuke väga aeglase minekuga. Mul on suht lazy day olnud, kõhuvalud jälle kimbutavad, aga noh. Mul peavalud. Migreen. Nädal algus mul olid peavalud. Ja siis läksid kõhuvaludeks üle. Nad liiguvad mööda keha. See on see 30. hakkavad juba tulema, vaata. Iga päev on midagi uut. Õudne ju. Pigem on. Nagu kuidas nii palju saab ühel inimesel häda olla kui mul. Ma ei hakka lihtsalt. See on see teooria, et kunagi ju inimesed elasidki mingi sinna 30-ndatesse, on ju. Ja siis, et kui sa hakkad jõudma 30-ndatesse praegu, siis su keha justkui nagu on valmis surema. Et see et ta nagu annab sulle igast moodi märku, et sul sellepärast valutab, põhimõtteliselt peaks surnud olema, vaata. Aga kuna meil on see 100 juba peaaegu, et sa võid 100 ära elada, et siis meil lihtsalt kimbutavad igast muud asjad. Igasugused valud, jah.
loodetavasti. See oleks küll päris karm. Oleks küll. Surra küll veel ei tahaks. Laps oma üles kasvatada. Okei, aga liigume paremate teemade juurde tagasi. No nii. Räägi siis mingist toidust. Ma tegelikult räägin oma koogist. Räägis. Ma tegin üks päev, ma arvan pühapäeval äkki või, tegin kohupiima kooki. No see oleks võinud olla fit värk, aga ma tegin ikka sellise, mis on maksimum kaloripomm. Nagu purukooki tegin. Ja siis panin kohupiima vahele. Aiget hea tuli tegelikult. Õuntega või? Vaarikatega. Vaarikat panin sinna. Ja see oli hea. See läks nii kiiresti ka, mul mingi nädal aega söön seda ja siis see oli esmaspäeva õhtuks oli läinud kõik. Ma eile õhtul tegelikult unustasin täiesti ära, mis ma muidugi sõin eile õhtul juba, aga nägin videot, no see pidi ju tegelikult hommikusöök olema, aga siis ma mõtlesin, et tegelikult mul on nagu kõik asjad olemas. Teeb siis selle kaerahelbe mingi mudrukese seal ahjus valmis ja siuke mingi kaerahelbe koogike või midagi. Okay. Mega hea oli. Nii et mis sa panid sinna siis? No ma ostsin ju Selverist. Gluteenivaba. Tal on Selveri kott ka täna kaasas, ta läheb pärast Selverisse, ta käib seal Selveri kotiga. Very fancy. Andke teada neile, et nad on märgatud. Aga jaa, ostsin gluteenivabad kaerahelbed ja siis seda, pool banaani, agaavi seda siirupit, sest mul vahtra oma ei olnud, siis mõtlesin suva. Ja sul on agaavi oma või? Jah. Kus sa agaavi oma veel välja võlusid? Selveris. Really? Aga e-kapis oli olemas mingi hetk, ma ju suhkrut otseselt ei tarbis, ma mõtlesin, et ma kasutan seda. No mul ei ole lambist mingi vahtra siirupit kodus ja kui ma muidu seda ei kasuta. Mul ei ole kumbagi lambist, mul ei ole isegi mett. Aga suhkrut on. No, siis on juba hea diil. Siis banaani, pool banaani, üks muna. Siis ma panin veel, mingi asi oli, vaatasin retseptist, et seda mandlipiima on vaja ja siis ma mõtlesin, et oh my god, aga mul on see seisnud seal mingi 2,5 nädalat, ma ei tea, kas see nagu kõlbab enam. Kas sokk olema või? No õnneks oligi, ma igaks juhuks veel proovisin. Korra, no ma ei teadnud ju, mismoodi vanaks. Kuidas sa saad aru, et on... Ja nagu vana mandlipiim ma nagu ei teadnud, ma nagu korra mõtlesin, sest on nagu magusaineteta on ja siis ma nagu korra mõtlesin ja siis ma mõtlesin, mis ikka juhtuda, saab ära, ei sure, vaata. See on põhimõtteliselt vesi ja natuke mingit mandlit ja eekaid vist. Ja siis panin seda ja kõik mikserdasin ära, midagi oli kindlasti veel. Küpsetuspulber. See meenutab ühte mu videot, mida ma tegin. Põhimõtteliselt samad asjad, aga ma vist agaavisiirupit ei pannud. Ma vist panin vedelat mett tookord. Okay. Ja tegin ka ahjus. Tegelikult oleks pidanud seal kahvliga nagu purustama, aga ma mõtlesin, et ma olen nagu, mul see mingi magic bullet või mingi siuke asi panin sinna kõik, siis ma alasin ümber. Ja siis ma nüüd jõudsin kohale, et mul ei ole neid vorme ka, siis ma panin tassi sisse, nii ma pean IKEA-st raudselt ostan endale need vormikesed ka. Ja mul need IKEA klaasist vormid, mul neid 2 erinevast suurus, need on haiged mugavad, nendega on nii hea teha neid. Klaasist või? Jah. Okei, peab vaatama, mis seal valikus siis on, ma pean niikuinii see nädalavahetus sinna ilmselt korra minema. Saad ahju panna ja saad mikrokasse ka panna. No mikrokot mul ei ole. Mul on lae all. Sul on see kuskil kappi. Mul on mägi ronimine, et ma saaks sinna sisse kuhu. See on väga geniaalne. No mis sa teed, kui ei mahu kuskile majal ära? Võin süüa või? Söö, tervisega. Sinu jõhvikad ju. On või? Jaa. Kus need jäid siis sinu kätte või? Sinu kätte ju. Ma valisin vaarikad ju. Mul küll jõhvikaid ei olnud. Need ei saa minu käes olla, sest ma lõikasin just pakendi ääred ära, et inimesed ei saaks aru, et nagu lahti tehtud pakendid, aga jäi sul koti põhjas äkki? Ma ei tea, võib-olla. See oli ka laiali koti põhjas ju. No kuidas see ei olnud sinu käes siis, kui sul see koti põhjas? Ma räägin täna, ei. Make it make sense, palun. Ma ju üldse ei taha täna koostööd teha. No ei ole probleemi. Aga jah, ühesõnaga tegin valmis ja siis mandlilaastub panin ka veel sinna peale. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ta jäi nagu siuke, no mitte magus. Ja siis ma panin krõbista seal natuke. Ja et panin hästi natukene seda agaavisiirupit veel sinna peale ja saad aru, nii mõnus oli kuulata, kuidas see tass oli nagu kuum ja siis need mandlilaastud olid kuidagi vajunud nagu sinna nurkadesse ja siis ma nagu justkui nagu karamelliseerisin need laastud veel ära, seda oli mõnus süüa.
nii, et ühesõnaga hommikusöögiks väga hea asi, õhtusöögiks ma ei tea, kui hea variant see oli, aga maitsev oli ikka. Nii et teen teinekordki. I approve this. Jah, ma pean seda uuesti tegema, aga ma eelmine kord tegin nii, et ma ei pannud sinna kausi sisse seda küpsetuspaberit ja see ei tulnud sealt kausi põhjast üldse ära enam. Jah, tegelikult ma korra mõtlesin, võib-olla järgmine kord teha siis mingi või mingi võiaine või rasvaga või millegiga natukene. Midagi tegema. Muidu on üsna complicated. No ma lusikaga nagu tõmbasin sealt äärest ära. Aga noh, jah, parem on, kui ta kinni ei jääks. On ju? Jah, tupistiki. Vaflis käisime ju. Meeldis sulle vaflis või? Meeldis ja juhtuski täpselt nii, nagu ma podcastis ütlesin, et me lähme vaflit sööma ja mida ma tõenäoliselt valin, on pokekaus ja seda ma tegingi. Nüüd ta tegi. Ja ta valis seda hästi kaua. Ma olen nii otsustusvõimetu, ma ei saa. Unbelievable lihtsalt. Me mõtlesime, teil olid joogid otsas juba. No hakkaks ära minema või midagi, kell on mingi oota, ma ei ole veel valinud. Ja siis lõpuks valisin, et ma võtan ikkagi pokekausi ja siis ma valisin kohe vahel kas krõbekana või rebitud sealiha. Ja siis ma lõpuks võtsin rebitud sealiha oma sellepärast, et sealiha ma kodus ei tee. Vot, aga jah, seal ei olnud nagu mingi mega huge menüü, aga jah. Kellil läks aega. Vähemalt olid värsked toorained. Seda küll, jah. Aga mis peale seda vaflit juhtus, oli veel siuke natuke skeeri. Mäletad või? Ühesõnaga istusime autosse kõik koos, mõtlesin, viskan siis pliksid ära ja siis järsku mingi juba nagu tagurdan parkimiskoha pealt välja, siis mingi tüüp tuleb mingi koputab akna peale. See oli minu kõrval, ta oli täpselt tuli nagu, ma nägin silmanurgast, et keegi liigub seal ja siis ongi see näpp käis vastu seda. Ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, ja siis ta katsus linki ja siis mu esimene mõte oli, kuidas ma saan uksed lukku panna. Aga siis Keti nüüd sõida, ma arvan, Ketsi vilinat oli teisele poole telliski. Ma lihtsalt nagu vaatasin talle otsa, keerasin ära ja siis ma nagu kuulsin, et ta hakkas sinna lingi poole minema käega. Ta nagu katsuski seda. Ja see läkski juba käsi, läks lingi alla põhimõtteliselt ja siis mõtlesin kellele, sõida! Siuke istmesse lihtsalt. Ma ehmatasin nii ära, sest ma nagu ise mõtlesin esimesena, kuidas ma saan auto uksed nagu kinni panna. Aga kui ongi siuksed olukorrad, siis nagu sa ei suuda võib-olla nii kiiresti reageerida, mis toimub, ehmatad ära. Kus on lupud on? Jaa. Nii et ühesõnaga no pärast oli küll naljakas, aga nagu sellel hetkel oli veits hirmuäratav, et mis see nagu mees ikkagi nagu tahtis, aga no ta ei olnud adekvaatne. Tundus mingi jommar, et seal nii et naised, palun hoidke juba autosse istudes kohe, kellel automaatne ei ole, pange, palun auto uksed lukku. Pärast tõmmatakse roolist välja. Sest see oli nii random, see oli valgel ajal ka keset päeva. Jaa, oli küll, jah. Et nii ei ole viisakas teiste autodesse tungima minna. Esiteks on ju, sa tuled minu autot näppima üldse. My personal space! How dare you? Aus. Nagu miks sa oled siin? Samasugune, issand, ma võiks öelda paha sõna, nagu see Selveri naine oli, aga jah. Samasugune piip. Jah, just. Makski mingi. Kasutage oma fantaasiat ja pange sinna mingi sõna. Jaa. 3 punkti. Nii, aga tegelikult meil tuli paar kirjakest. Kas mina loen ette? Loe see, ma ei tea, pikem kiri ette või? Hea küll, ma kohe võtsin selle ülesse. Eile siin koolis lõunat. Ma tegin meal prep'i endale mitmeks päevaks. Ja siis mul oli see plastikust kahvel. Seda pilt. Ma vihkan, kui nii juhtub. Kahvil läksid 2 keskmist seda nagu ora või mis see on, kahvli osa. Läksid katki, siis see oli nagu see heavy metali märk. Ja makaroni kõik kukkusid sealt vahelt kogu aeg välja. See meenutas mulle mingi. See oli täpselt siuke, et ma muidu kugistan hästi palju, aga selle kahvliga nagu mitte midagi suhu ei jõudnud. See oleks teise poolega juba siis. Mis teise poolega? No oled selle üksiku makaroni. Ma üritasin selle nagu ühe teraga siis süüa, aga mul ei olnud väga palju usku sellesse kahvlisse. No mulle meenutas see kahvel kellegi väga halba hambumust, nii et paar klahvi on puudu või midagi. Selle mina veel kallimaks läheb nagu. Väga paha lugu. Kuigi ma just tegin main asjad korda suus. Ehk siis tarkuse hamba tõmbasin välja ja tegin omal
mingi katki sambaga korda. Väga tubli. Ma arvan ka. Peaks ka minema hambaarsti juurde kontrolli. This is very much money. Jep, on. Seepärast ma edasi lükkangi. Nii, aga võtame siis selle kirja. No pane hullu. Nordib siin veidi. See on nii kaua. Mõtle väikse Maarika vahepeal. Nagu julged. Tere, kas teil on ka nii, et alguses toitu ei proovi, sest tundub nii jälk ja kui pärast proovite, siis maitseb? Ja kas teil on ka nii, et kui te midagi proovite, siis teil tuleb selline veider maitse suhu, nagu oleks seda varem proovinud? Ja mis kogemused on teil koolitoiduga? Läks kõik see Maarikas mööda valget pusa. Mõnus ju, aga puhu pigem, ära käega tõmba, sest muidu sa tõmbad roosaks kõik. Nii, ühesõnaga, küsimus number 1 on siis, et alguses toitu ei proovi, sest see tundub jälk ja kui pärast proovite, siis maitseb. Jaa, no, ma tean, mis ta mõtleb sellega. Kas ta mõtleb seda, et nagu kunagi mingi aastad varem nagu tundub see asi nagu jälk või ta mõtleb nagu sellel hetkel, et kui sa vaatad peale? Ma ei tea, mõlemad äkki või? Sest ma tean, mul oli küll see, ma kategooriliselt keeldusin mingeid asju söömast. Ja siis, kui ma sõin lõpuks, siis ma olin nagu mingi okei, see on suht hea, aga me ei öelnud kellelegi, et see on. No mul oli näiteks tomatimahlaga niimoodi, et kunagi noorena ei joonud üldse ja siis mingi hetk hakkasin pakuti ja mõtlesin, et hea küll, et rõve, aga proovin ja hakkas täitsa maitsema ja nüüd ma olen nagu selles faasis, et ma panen soola pipart ka. Teed väikse Bloody Mary'sid peaaegu endale? No ja ilma alkoholita. Mul veel tomatimahli ei ole tulnud, aga no näiteks seesama lõhe söömine, ehk siis mingi kala söömine. Punnisin päris pikalt vastu, kuni ma lõpuks siis grilli peal tehtud lõhe sõin ja see hakkas mulle väga maitsema. No mul on näiteks see, et ma muidu söön nagu üldiselt mereainde ja lõhe ja kala ja kõik seda on, aga toores lõhe ei lähe peale, pigem nagu küpsetatud. Ma lihtsalt ei suuda kuidagi, hakkab nii vastu või nagu... Sushi sees ka, kui ta on toores või? Ja, on jah. Mul on siuke tunne, nagu mingi salmonella tuleb kohe niimoodi pämm, hitib ära. Ja siis sa oled mingi surnud. Ma puhtalt seda lõhe ei taha, aga külma siis või külmsuitsu või mis nad on. Aga kui ta on sushi sees, siis mul on fine isegi, kui ta seal sushi peal on. Kodus ise ma ei oska nii teha, aga jah. No sellega mul tuleb see meelde. Soomes elasin kunagi, siis ostsin toidupoest, terve selle lõhefilee ja mul oli tol ajal kass ka, siis ma mõtlesin, et kassile maitseenid ei pane, et siis nagu keetsin talle eraldi nagu lõhetükid. Fancy kass ju. Ta oligi päris fancy, osalt öelda. Aga tegin endale nagu kalasuppi veel ja ma panin talle need kalatükid nagu sinna toidukausse, kõik oli nagu maha jahtunud ja nagu peaks olema söödav ja ta lihtsalt ei tahtnud seda. Ja siis ma mõtlesin küll, et okei, et imelik, et ta muidu sööb neid mingi, ongi kala mingi konserve, no eriti võika haisuga mingid rõvedada seda. Tei nästi. Ja siis juhtuski selline asi, ma järgmine päev taipasin, miks ta seda kala ei tahtnud, oli see, et ma sõin kalasuppi ja ma ise õhtul kodus oksendasin, sest see kala oli ilmselt seisnud ja ma arvan, et mul peale seda on mingisugune teema, sest ennem ma sõin toorest lõhe, aga peale seda nagu mingisugune reaktsioon ja ma olen nagu nii skeptiline, kui ma tunnen mingi little bit nagu weird maitse on küljes, siis ma lihtsalt ma ei suuda. Ma olen nagu kohe mingid kankel. Ei, aitäh. Mul on kanaga niimoodi. Ma ühe korra vist sain nagu, ma ilmselt sõin siis ka toorest kana, vaata, see peaks natuke trigerima ja ma panin terve ööketti. Aga ma söön ikka kana. Aga ma lihtsalt küpsetan selle nii kuivaks üle praegu, et seal ei ole no way, et see on toores. Mul oli ka kusjuures sealihaga kunagi ammu, kui ma ise tegin, siis oli täpselt samamoodi, et ma nagu küpsetasin ta nii läbi, kui vähegi võimalik on, et see hamba all ka juba mõtlesin, et miks ma seda teen. Tegid beef jerky'si või? Beef jerky'si. Beef jerky on ka söödavam kui see, mida ma tegin. Tegid lihtsalt kummist talle. No põhimõtteliselt siis ma otsustasingi, et kui teha, siis midagi muud näiteks, aga mitte sealiha. Aus. Väga aus. Sealihaga mul ei ole seda para kunagi olnud. Jaab sul. Mingid tartarid ja asjad, need ei ole veisest või? Need on veisest kõik. Toorest sealiha ei tohi süüa. Jälle.
jälle ei tohi midagi teha. Nüüd tuleb New Para Unlocked on praegu sellega. Ma kogu aeg arvan, ma olen hakkliha kogu aeg pooltoorelt. Päriselt, Jaa, terve elu. Lapsena mingi hetk ma mõtlesin, mis siis oleks, kui ma prooviks. No ta on natukene nagu küpsend, vaata ühelt poolt või midagi. Kui ma hakkliha näiteks praen, siis panen suhu. Jaa. Ja siis hakkasin neid sööma lapsena. Ma ei suudaks. Ainuke asi, mis ma tegin kunagi lapsena, oligi see, et ema tegi mingi frikadellisuppi ja siis seal hakkliha sees oli see sibul. Siis ma nokkisin neid sibulatükke sealt välja. Aga see oli nagu selle hakkliha, selle rasva ja kõige sellega vaata koos, on ja. Sa sõid nagu seda sibulat või? Jah. Ma nokkisin igalt poolt ära, et seda mitte süüa. See ma ütles, et vaata, et frikadelli sisse ka sibulat ja ära kõik ära söö. Ja üks guilty pleasure vist, mis on veel, on see, et šašlõkki marineeritud nagu sealiha, grillliha seal sees on see sibul, siis seda sibulat ma söön ka. Ei, ma ei söö seda, aga no kui see sibulat ei söö, siis ma imesta. Reaalselt tegin riisirooga üks päev ja ma olin tellinud rohelise nagu juurikate segu ilma tähele panemata, et seal on sibul sees ja need olid hästi väiksed sibulatükid nagu ja hakkas nii vastu või? Ei, ma noppisin need kõik välja. Seda ma valasin taldriku peale ja siis võtsin teise taldriku ja võtsin kõik rohelised välja, nokkisin, kus oli sibul küljes, rohelisel nokkisin ära, mul läks mingisugune 10-15 minutit sellega ja no onions. Ja siis Jakob jälle pidi kannatama, sest et tema jälle ei saa sibulat siin, sest ma nokkisin kõik puhtaks lihtsalt. Nojah, eraldi üksteisele või nagu eraldi süüa teha oleks ka päris siuke. Mul ainult nagu 200 pliidi A nagu siis pluss siis see, millega ma videosid teen, aga ma ei jõudsi seda kogu aeg tööle panna. Mis seal veel oli? Lähme kirja juurde tagasi. Nii. Ja kas teil on ka nii, et kui te midagi proovite, siis teil tuleb selline veider maitse suhu, nagu oleks seda varem proovinud? Ma arvan, et see võib olla pigem lõhnameele ja maitsemeele siuke mingi konflikt, et sa oled seda lõhna tundnud ja kui sa tunned seda maitset, siis see justkui nagu meenutab sulle midagi. Ma arvan, et see võib olla pigem nagu see arvan, et praegu väga palju tehakse neid asju, mis maitsevad samamoodi. Mis sul kunagi oli näiteks mingi maitsega, siis praegu on äkki tulnud juba uus asi, aga maitse on põhimõtteliselt sama. Mingi, ma ei tea, tarhunn on ju. Sellest olid kunagi mingid klaaskommid. Siis praegu on ka mingid asjad tarhunni maitsega. Sellest ma ei tea midagi. See on ikka ilge maitsega minu arust, aga samas hea jook. Plus seda watermelon viina. See oli ka kunagi ju. Ma peale seda ei tahtnud enam väga pikalt. Ei oota, see ei olnud watermelon või oli see watermelon viin oli mingi klaaskommi maitsega. Anyway, seda maitset ma ei taha enam mitte kunagi kuulda. Sa mõtled äkki barbarissi viin? Jaa, see sama. Mul oli täpselt sama. Ja... Ma ei taha seda barbarissi kommi ka enam kunagi süüa. Rabarberi viin kunagi rikkus mul ära kõik asjad, mis maitsevad rabarberi maitsega. See on vaata siuke tehislik see rabarberi maitse, et muidu seda... Keemiline ka maitse veits siuke rakk. Naturaalset asja suhkruga või millegiga ma võin süüa, kuigi ma pole aastaid muidugi söönud. Ma arvan, rasedusaeg oli viimane kord, kui ma ütlesin mingit seda rabarberi kisselli tegi. Mega hea oli kusjuures, aga... Ma ise rabarberist väga midagi ei tee, sest ma ei vitsi seda lõigata ja puhastada. Puhastamine vist ongi kõige tüütum, aga nipid, trikid ja... Ja ma olen lihtsalt nii laisk, ma ei vitsi teha neid asju, mis aega nõuab. Ma elaks nagu fulli hea meelega mingist valmis toidust nagu. Keegi saadab mulle lihtsalt kogu aeg valmis toitu. Aga on ju olemas siuksed variandid, aga need on muidugi ekstra kallid. Nagu, sest et siis on küll juba see, et kas ma lähen nagu välja sööma või tellin endale selle koju. Seal nagu hinnavahet ei ole enam. Või siis ma näen vaeva. Võiks olla mingi professionaalne kokk, vaata kogu aeg on sul kodus, küsib hommikul, et mis sa soovid süüa õhtuks, kui sa koju tuled. Miss Ketlin, what would you like to eat today? Tahaks seda. Paalil kunagi oli see, et meil oligi see teenindaja siis seal maja peal ja siis... Nagu oma mingi butleri laadne see. Ja kusjuures temaga oli pullvärk see, et iga õhtu me panime kõik uksed nagu lukku, me jätsime, vist oli võtmed ka isegi sinna lukuauku ja iga hommiku me üles ärkasime, oli tema seal. Juba kokkas või tegi midagi. Siis mõtlesin nagu, kuidas ta tuli siia, kas ta mingi ninja hüppas katuselt sisse või midagi. Aga ja ei, ta oli kogu aeg seal. No see on nii hea, ma arvan, kui keegi lihtsalt teeb, et te taha kõik ära. Ja, no ja,
ja see oligi, et õhtuti valisime välja, mida me järgmine hommik süüa tahame ja siis ta hommikuti tegi selle valmis. Ta lõunat õhtuti teinud teile? Me käisime ise, vaatasime ringi, aga noh, mul on see hügieenivärk, et ma arvan, et Tais vist oleks ka, kui ma ei tea. Minul on sellest savi, me käisime täiesti mingisuguse garaažides söömas. Seal oli nii hea toit, restoranides ei olnud üldse nii hea toit. No Palil ka, ma valisin ikka väga kohtasid, mul tekkis siuke ikk peale, ma mõtlesin, et ma ei tea, ma ei suuda. Niimoodi klapid peas, ma ei vaata lihtsalt. ma pool ajast käisin Mäkis. Sinna poole. Aga kusjuures ma käisin Mäkis ja Palil oli kõige parem kanaburger, mida ma olin üldse oma elus söönud. Nii et kahju, et seda siin ei pakuta. See oli nagu päris kanafileest ka. Nii et... Ja sellega oli veel see, et Mäkis sai siuksed mini-saist, vaata need Coca-Cola klaasid, vaata siin on ju Sirklist või kuskilt saad, vaata. Okay. Ja seal olid siuksed minid ja need olid mega armsad, ma sain 2 roosat ja siis ma veel pakkisin ilusti kohvrisse ära, et ma tulen, jõudsin siis Soomet, panen need kappi, teen kohvri tühjaks, vaatan, kus need on, no ei ole. Ja siis tolleaegne Peika käest küsisin ta käest, et et kus on, vaata. Oi, ma võtsin need välja, ma mõtlesin, et äkki need lähevad kohvris katki, sa ei kujuta ette, kui närvi ma läksin. Oh my god, need mehed on lihtsalt nagu mingi... Vahepeal mõtled küll nagu, et kui sa näed, et need on seal, siis do not touch, need on põhjusega seal, kõik asjad naise poolt juhtuvad põhjusega. Lihtsalt võtsid välja, no good for you. Küsi üle või midagi. Mis see küsimus oli üldse? Milline? See, milles me praegu üldse siia jõudsime. Kas meil on midagi... Et kui te proovite midagi, siis on siuke... Tuttav maitse. Jah. No pigem vähe vist. Aga ma saan aru vist sellest mõtteideest, et jah, mingid kommid on köhasiirupi maitsega ja vastupidi. Kindlasti on neid asju ise veel niimoodi ei ole peale sattunud küll nendele või ma ei mäleta, see on niisugune asi, mida nagu ei jäta meelde. Kui see hetk on käes, siis sa vaata saad aru. Aga järgmine kord, kui juhtub, ma panen kirja ja siis... saab rääkida, kui see juhtub nüüd selle podcasti aeg. Nüüd ma hakkan otsima meelega lihtsalt mingi, mis see maitseks midagi moodi. Mul vist endal oli kõige viimatisem kogemus oligi see, et Tartus jõin ühte šotti ja no ma joon ka vahest alkoholi, okei. Aga ühesõnaga jõin ühte šotti ja see oli nagu nii siuke, kohe meenutas mulle midagi, siis ma mõtlesin esimese asjana kohe Marianne kommi peale ja no see oli nii üks ühele lihtsalt, aga jah. See piparmündi šokolaadijäätis on ka nagu Marianne komm põhimõtteliselt. Jah, alkohol kahjustab teie tervist, nii et... Ärge jooge väga palju. Jah. Mõistlikkuse piires, palun. Ei olge nagu mina ja ärge jooge üldse. Nii, jah. Nii, aga ja mis kogemused on teil koolitoiduga? No ütlen ausalt, ma käisin koolis plenty years ago, nii et ma mul on ka väga kaua, ma olen vana inimene. Sa tulid täna otse koolist. No oota, ma jõuan sinna. Nagu selles koolis nagu ma eeldan, et kirjutaja on äkki siis natuke noorem. Meist kindlasti väga palju noorem. No seda koolitoitu ma ei tea. Ma olen kuulnud, et see on paranenud, sest et sel ajal, kui mina koolis käisin, no ütleme nii, et siuke semisaast oli kõik. Kas just kuskil laseris või kuskil ei olnud mingisugust saadet, et kus on kõige parem koolitoit ja öeldi, et Jüri gümnaasiumis on kõige parem koolitoit? No jaa, kui siis... raha liigub ju. Jüris või? Veits ikka, cash flow. Mis naer see oli? Tegelikult sinna Jüri ümber ju igast ehitatakse ja kolivad tegelikult pigem keskmisest jõukamad inimesed. No Jüri ümber? Jaa, aga Jüris nad hakkavad koolis ja lasteaias käima. No jah, sest igal pool mujal on kohad nii täis, siis lükatakse Jüri koolidesse, lasteaedadesse lapsi. Vai, mida ma tean? Puhtalt loogika järgi panin. No hea, kui see on. Aga ma praegu käin ka koolis, aga see toit, ma ei tea, mis seal pakutakse austas. Ma teen oma food prep'i kogu aeg ja that's it. Ma arvan, et kõige jubedam toit, mida mina olen oma elus söönud, oli sünnitusmajas. See oli kõige nilbem ja kõige rõvedam kogemus, mida ma olen üldse oma elus kogenud toiduga. Sa ei saanud sardelli või? See oli täiesti kohutav, mis seal pakuti. Ma vaatasin, seal vist pandi see mingisugune visiitkaart ka veel või kuskil oli see mingisugune kleepsuke või midagi, kus see tellitud oli ja ma lihtsalt mõtlesin, et mine häbene esiteks, kuidas sa pakud üldse sellist toitu, ma olen sünnitanud just või noh,
operatsioonilt tulnud, onju, ja sa serveerid mulle mingi kalaklimbisuppi, kus on mingi kuivanud leivake kõrval, mis on ilmselgelt tulnud mingist teisest palatist kellegi teise kandiku pealt, kes on seda oma näppudega näppinud ja nagu täiesti kohutav ja see oli lihtsalt nii õudne, nii et ma loodan, et nad on selle asja paremaks teinud. Ma ei usu, sest et Jakob oli ja ta sai sardelli seal peale pimeda loopi. Sardelli? Mingi jogurtit ei peaks sööma siis Bro, I don't know. Aga nagu seal pakutakse sardelle endiselt aastal 2024. Ei, 2023 oli siis. Täiesti kohutav. Ma muid asju nagu ei mäletagi, mis seal oli, aga see kalasuppi küll nagu, võt see oli murdehetk, kus ma hakkasin reaalselt nutma, sest ma pidin olema seal nagu mitu päeva. See oli trauma. Ma olin lapsena hästi palju haiglas, aga ma ei mäleta väga neid toite. Ma mäletan, et mul vanemad tõid igast banaani ja mingi kuivikuid, et siis ma järasin neid. No meil oli ju COVID-i aeg ka ju, nii et siis täielik lockdown. Lõpuks oligi see, see oli vist äkki 3. päev, kus ma küsisingi, et külastajad keegi ei tohtinud tulla, siis ma küsisin, et nagu see toit on nii vastik, et nagu kas tohib tellida või mingi muidugi tellige, et saate alla vastu minna, onju. Ma mõtlesin nagu, kurat, miks ma varem ei tulnud selle peale, et vahepeal on siuksed nagu lihtsad asjad, aga lihtsalt ei tule selle peale. Muud asjad on peas nii nagu üle tähtsamal kohal, et jah, lihtsad asjad tuleb. Kas ma võin teise ära lugeda või? Jaa, loe minugi poolest. Tere tüdrukud! Tahtsin teha kiire hommikusöögi ja otsustasin muna mikrolainahjust küpsetada. Mõtlesin, et see on geniaalne. Panin muna ahju ja mõne sekundi pärast käis kõva pauk. Avasin mikrolainahju ja seal oli munapommi plahvatus. #munapommi plahvatus. Selgus, et unustasin torkida augud muna sisse. Hommikusöök jäi tol päeval ära, aga köögi sain vähemalt särama. Hästi teete, tehke edasi. No ütleks selles suhtes win-win. Ma ei viitsi kööki kunagi koristada, aga ta sai köögi vähemalt koristada. Kas see plahvatus ei toimu pigem mitte nagu mikrolainahjus või? Ma arvan, et siis vaata hakkad seda koristama ja siis koristad ülejäänud ka ära. Kui juba, siis juba. Mis ta ütles, et augud tuleb teha sinna muna sisse või? Jah. Aga ma ei usu, et nagu selle koore peale või? No kuidas... Koore siis ei saa teha auku. No kuidagi ikka saaks, aga nagu ma mõtlen lihtsalt seda, et kui praktiline see on ja no kuidas sa teed mikrolainahjus muna. Aga äkki nagu sa võtad selle toore onju, kräkid ära sinna taldrikusse või kaussi või kuhu iganes, onju. Siis see munane kollane on ikka, vaata, jääb äkki. Aga miks ta siis plahvatas? Ma arvan, et see plahvatus pidi ikkagi toimuma siis, kui koor oli ümber. Et too läks nii nagu kuumaks ja siis see koor lendas sealt pealt lõhki. Sest muidu ma ei tahaks uskuda väga, et see toores muna lihtsalt kausi sees kuskil nagu õhku lendab. Ma arvan, et see munakollane võib plahvatada. Munapommi plahvatus. Tahate järgi proovida? Keegi tehke uuesti. Teeme challenge'i teile, et kes teeb parema munapommi plahvatuse video meile ja saadab. Saab ka tasuta klassikalised ripsmed. Proovige kõik need variandid läbi, tehke see katse või siis see, kes kirjutas, äkki ta teeb ise selle katse uuesti. Või seletab kuidagi paremini. No mina sellisel juhul ikkagi, kui ma ei tea, kiirelt mingit keedumuna või midagi saada, tehke siis näiteks poseeritud muna, onju. Näiteks, mitte see, et muidu tehakse niimoodi, et paned väikse tilga äädikad nagu vette, siis mingisuguse vispli asjaga teed nagu keeris ja siis viskab muna sinna sisse. Sest see tundub nii lihtne asi, mida sa tahad hommikul täiega teha ju. Vaata, kuula. No okei, teine variant on see, et sa võid panna selle vee keema, viskad need munad sisse, siis teed oma pooletunnised toimetused ära ja sa saad pärast selle halli sisuga talle keedumuna endale, palun onju. Sounds about right. Või siis teine variant, kuidas poseeritud muna teha, oleks näiteks kilekotti sisse panna toores muna ja siis panna sinna vee sisse 2-3 minutiks keema ja... Kilekotti sisse? No läbipaistev kilekott, vaata näiteks. Ma ise ei ole teinud kunagi, aga... Mul olid paberkotid kodus. Kilekotti ma vist ei julge panna vee sisse. No mul ongi probleem praegu, et need paberkotid on otsakorral, siis ma käin oma selle Selveri riidekotiga poes viimasel ajal. Ma riideskotiga on ammu käinud, mul on mingi Kreetalt ostetud riidekott ja siis mul on mingi Martini omasid 100 tükki ilmunud kuskilt. Selle riidekotiga on õige. Mul on see Selveri kotil on väike auk sees. Ja punane ka veel. Muidugi, jääb silma. See on Selver. Nii, et Selver palun saada mulle uus riidekott. Ma muud ei taha, aga tahaks seda kotti.
no võite neid pansaani makarone ka sinna panna, see on nagu kallis, et jah. Meil on täitsa suur võimalus, et me hakkame tegema podcasti ka nagu köögis, ehk siis samal ajal, kui me kokkame. There is a possibility, et me liigumegi kööki, siis vaatame, kordamööda äkki teeme või lõpuks äkki jäämegi kööki. et jah, siis võib saata mingisuguseid ideid ka meile. Küll ma leian neid ideid. Las teised saadavad. Kell läks nii sõlme. Jälle, tavaline. Whatever she said, aga te võite ka meile ikkagist soovitada. Ja olge meiega. Et me oleme väga suutlemisaltid, on ju. Et aga jah, et ikkagist asi oleks nagu toidupõhine ja meile toit väga maitseb ja ma ei ole näiteks pastat ise mitte kunagi teinud. Ja siis Kelly ju oli siin mingi, mina oskan, mina tean. Et see hakkab õpetama mind. No, vaatame, ma olen ühe korra teinud, see oli, ma arvan, mingisugune 5-6 aastat tagasi, nii et ma arvan, et rohkem isegi. Kindlasti rohkem. Aga jah, no vaatame, mis sellest välja tuleb siis, kui see juhtuma hakkab. Mikrolenahjust, vaata, ta ütles, et keetis või tahtis seda keedumuna, on ju. Ma ei tea, äkki tahtis praemuna. No, mis iganes muna ta tahtis, aga sellega tuli nagu meelde see ka, et ma nägin mingit videot kuskil jälle, on ju, make sense. Ühesõnaga, ja kartulit tehti mikrolenahjus nagu pehmeks. Ja ma proovisin järgi, mul oli muidugi mega suure kartuli, ma lõiksin pooleks. Ma tegin ka üks päev sama. Ja noh, ta ei ole ikkagi nagu sama nagu keedukartul, aga nagu ta ajab asja ära. Vahepeal pead lihtsalt kontrollima, kas ta nagu hakkab vaikselt juba pehmenema või mitte, aga jah. Siis kui ma neid tortillasid tegin seal ja bataat läks vahele, siis ma lasin ka need bataadid mikrokas täiesti pehmeks. Kaua sa hoidsid neid seal? No nad ikka olid, ei olnud mingi paar minutit nagu igal pool kirjas on või ja pigem kauem ikka nagu aega, et oleks nagu pehme üleni. No maitse erinevust ei olnud ju. Kuigi tegelikult vist mikrolenahjul on mingisugused see on nii kahjulik magnetväli või ma ei tea, mis ta on, kiirgused. Airfryeris ei tahtnud proovida või? Ei. Okei, lihtsalt vahe küsimus. Ma ei tea, kas Airfryer teeks seda sama. Miks mitte? Ta hakkab nagu küpsetama kohe seda. No jah. Mul ei ole nii uhke, et seal erinevad programmid oleks. Mul on üks ja siin kuum õhk ja let's go. Ma olen nii piiri peal, et lõpuks osta endale Airfryer. Endiselt. No ma olen praegu nagu literaali nagu väga-väga piiri peal, sest et just eelmine päev ma vaatasin neid Joka neid Airfryereid netist, mis ma vaatasin, see roosa, ja siis ma vaatasin, et sa panid järgmine päev story'sse selle sama. Tegelikult? Jaa, kas sa käisid Prismas või? See Krissu Prismas viimane oli mingi allahindlusega, see roosa. Pekki, okei, siis peab tellima netist. Ta on äkki seal samas. Ma ei usu väga, ma arvan, et see roosa on juba ammu läinud. Jumal teab ju. Aga ühesõnaga peab minema vaatama kõik Prismad üle siis mingi hetk. Aga ma mõtlesin jah, see on see, mis ma tahan. Ma juba kujutan ette, et ma ostan suure tuhinaga nüüd on ju ikkagi ja siis see mingi hetk jääb seisma. Mul ka alguses seisis päris pikalt, väga ei julgenud seal midagi teha, kuni ma lõpuks tegin liha valmis seal ja see oli nagu nii easy. Sest mul oli kunagi lihtsalt see, et kunagi sai nagu ostetud ja noh, see kõige kallim variant on ja see lihtsalt jäi kapi peale seisma. Et siis ma nagu mõtlesin ka, et no sellepärast ma olengi nagu nii suure dilemma ees olnud, kas nagu osta seda või mitte, aga kellelgi on mingi ägedaid retsepte, siis saatke meile Airfryeri retsepte. Jah, see, no ma ei tea, kas minu Airfryer ära nüüd teeb, aga we can try. Koobimaa kooki pidi ka saama teha seal, nii et koogid kõik majus, et mingid muffeneid saab isegi teha ja no nüüd on Airfryerid ju need 2 sahtliga ka ju, et sa saad 2 asja korraga küpsetada. Asjad on ikka uhkeks läinud. Keegi võiks mulle ka selle uhke Airfryer ükskord saate kauba teile oma pisikese junniga. No vähemalt ajab asja ära ajutiselt. Serves me right. Sul on vähemalt seegi, mul ei ole sedagi. Aga mul ka see ikka seisis alguses selles suhtes, et kohe nagu ei julgenud või nagu ei osanud seda kasutada, et põhimõtteliselt seda reklaamiti ju, et umbes, et teed friikaid ja mingi kartuleid on ju, that's it, on ju, väga palju ei kuulnud, et paned toore liha sisse ja saad nagu reaalselt nagu valmis liha sealt sees. Ja kui me selle ära tegime ükskord, siis peale seda there's no way back. Ahju ma ei tea, ma kasutan neid kookide tegemiseks ahju.
aga liha kõik airfryeris. Jäm. Ja siis ma soovitan neid pabereid sinna sisse osta, sest et muidu on suht nuss neid küürida. Saad aru, kui haige, mul on olemas need airfryer paber. Aga mul ei ole airfryer. Palun saatke mulle airfryer. See roosa. See ei taha kõik saata, meil saadetakse influkatele neid fryereid. Ja siis nad kõik teevad põhimõtteliselt sama asja selle fryeriga. Väga mõistlik. Tänan teid. Minu lihtne retsept, mida ma iga päev teen. Yeah, right. You're lying, see ei ole lihtne ja sa ei tee seda iga päev. Aus. Ärge valetage meile, me teame küll, mõelge midagi originaalsemat välja. I see right through you, sest et ma olen selles seisus olnud. Nii et kui ma midagi teen, siis ma ilmselt seda rohkem ei tee kunagi. Sul oli midagi veel seal paberi peal kirjas? Ma võtan see veel paberi peal kukkus maha. Tahaks magada. Räägitud. Mul on kõik räägitud. Sul oli nii palju neid ju. Aga kõik räägitud. Ma vahepeal vaatasingi, et okei, päris hästi. Ma tegelikult ju käisin ju põhimõtteliselt iga päev nädalavahetusel väljas söömas. Tahtsime minna restorani sinna, mingi nädal on jälle mingi toidunautleja oma. Toidunautleja, kui sa kuulad, siis teie koduleht on suht fucked up, palun tehke korda. Mis asi see on üldse? Ma ei tea, mingi toidunautleja. Neil on mingi restorani nädal. Kõik teevad mingid brändid teevad nagu enda raames restonädalaid. Neil on ka koduleheks on ja seal on suht decent valik restorane. Aga me ei saanud lauda, sest et kõik olid bronitud tol päeval. Siis me läksime lihtsalt lendav taldrik, on ju. India toit või mis seal on ju. Nii, tean. Oh my god, mis hinnad. Mida helle, mis ajast maksab siuke pisikene potsik karrid 17-18 eurot? Millal see juhtus? Minu meelest, kui ma kunagi tahtsin minna sinna sööma, siis mul oligi see, et hullus nagu soovitati. No, kõikidesse kohtadesse ei tasu alati minna, kuhu soovitatakse muidugi. Ja liha kohta ka keegi ei soovitanud. Palun soovitage mulle, kus saab liha. Need on nii kallid kohad. No mis vahet sellel on odav kallis? Meil on tavainimesed kuulavad meid. Ma olen ka tavaline inimene. Halloo. 80. Sa räägid nagu ma käiks iga päev. Come on. Ühesõnaga soovitage julgelt ikka. Aga ühesõnaga... Saatke, jah. Nii, nüüd mul läks meelest ära, kus see jutt hakkas üldse. Ma ei mäleta. Ma ka ei mäleta. Ei saa praegu tagasi ka kerida ju. Ei. Mis sa rääkisid ennem? Kust ma tean? Issand, kui halb. Oota, mis asjad päriselt, mul ei ole meelde. Mul ka ei tule. See ei ole reaalne praegu. Täiesti nagu white clean lihtsalt. Täiesti. Okei, no juhtub ka parimatel. Sa tahtsid minna sinna sööma? Lendav taldrik. Thank you. Ühesõnaga. Nii halb. No ikka ju. Sellepärast peabki kõik paberi peale kirja panema. Me peame hommikuti tegema. Mitte reede õhtul peale pikka nädalat. Nii, lendav taldrik. Soovitati siis minna, ühesõnaga miks ma ära läksin, sealt olidki hinnad. Ja see oli juba, ma arvan, et rohkem kui 5-6 aastat tagasi. Et saab väga head toitu ka palju odavamalt. Selles suhtes, et me võtsime kõik taime toidud sellepärast, et need olid siuke 10-11 eurot. Odavamad, jah. Ja ei olnud halb. Minu oma ei olnud halb. Ma ei mäleta selle nime, mingi koob, mingi asi on ju. See oli täiesti okei, isegi mina, kes ei söö muidu India toite. Ei olnud spicy, oli siuke mõnus okei, aga see naan on ju see India sai, see oli nii kuiv seal. No nii kuiv, et ei osanudki. Naanil oli halb päev. See oli naanil oli halb päev, jah. Kas Matjasel või? Nüüd ei teagi, väga kalambuurne jälle. Äkki oli mõlemal. Sest et sellel naanil, mis ma seal sõin, sellel oli kindlalt paha päev. Või oli naani kokal oli ehk juba paha päev. Ja, võib-olla oli kaua lihtsalt seisnud või liiga kaua küpsetatud. No mis iganes. Ma olen igastahes, gingeris on näiteks palju parem. Pehmem nagu. Ma ei tea, äkki te originaalis vaata ongi kuivem või siuke, noh. Ta ei olnud halb, aga ma olen saanud nii palju paremat, nii palju odavamalt. Sa võtad tavalist või juustuga?
küüslaugujuustu. Aga seal ei saanud, sest see oli 9 €, siis ma võtsin küüslaugu omal lihtsalt, mis oli 4 vist. Nagu mis ajast on naan 9 €? 5 € juustu pärast või? It's bread. Lambist. Jahu. Saab soodukaga ka juustu, ma võin tuua teile nagu. Sa pead oma juustu kaasa võtma nagu hapukoore. Ma siin saan mingi euriga või, kui ma tulen oma juustu. Raita asemel võtad ka oma hapukoore kaasa ja? Ma oleks tahtnud küll hapukoort. No selle naani kõrvale küll vist, jah? Või naanu või? Naani. Matjas Naani kõrvale. Aga ma ei tea, mis me järgmiseks korraks planeerime endale? Ma ei tea, minule tundub, et meil vist ei tasu nagu väga siin mingid kindlad teemad paika panna, et kaootilised salvestamised on ka meil, et lihtsalt räägimegi, mis mõtted pähe tulevad, inimesed niikuinii kuulavad põhimõtteliselt ju toidujuttu, mis me räägime, on ju, see on ju huvitavam, nii et lihtsalt jooksvalt vaatame, mis mõtted pähe tulevad, mida me siin teinud oleme ja aga hakka näiteks märkima endale, mis sa sõid. Mingi nüüd selle vahemiku, kas sa sõid kuskil väljas, kas sa sõid kodus, tegid midagi kodus head. Ma rääkisin sulle kõik ära juba täna. Aga nagu detailselt vaata hommik, õhtu, lõuna. Kusjuures ma olen tähele pannud seda ka, et tänu sellele podcastile ma olen nagu selle suurema kire nagu toidu tegemise vastu nagu tagasi leidnud. Vahepeal oli see nii mugavaks läinud, see Bolt tellimine on ju. Aga nüüd on nagu see, et näeb mingit retsepti, siis nagu reaalselt mõtled, kuule, see on ju täiesti tehtav, on ju. Ma ei oleks muidu, ma arvan, et kui podcasti poleks olnud, ma poleks elus mingi pillkrevette omal kodus teinud. Ma ei tee endiselt, aga ei oleks mingi hommikusöögi mingit mudrus ja lahjus, on ju, et kuidagi tasub katsetada alati. Kuidagi jah, see passion on nagu tagasi tulnud. Welcome. Thank you. Nii et aitäh kutsumast. Nagu külaline oleks sinul. Põhimõtteliselt. Aga ma ei tea siis. Tänaseks paneme küll pillid kotti. Pea valutab. Teab, mul ka on üks haakas, nii et ta aitab küll tänaseks. Olge tublid. Ciao!